Kallid inimesed, palun tulge mõistusele. Päris toit, muna, kala, liha, piim ei ole sulle kuidagi kahjulikud. Kolesterool loomulik toidust, loomsest toidust ei ole sulle kahjulik. Me ei oleks täna siin, kui see nii oleks. Keegi küsi, kas pitsa on kahjulik, kas friikartulid, kas ma ei tea, mingid doonatsid, jäätised. Aga muna ei tohi süüa, muna on kahjulik. Kõige loomulik ja loomulikum ja naturaalsem toit üldse. Come on! Ärka ülesse! Sellest ajuudust ja sellest lollist jutust, vabandust. Mida me kõik oleme uskunud ja kartnud ja hirmuga elanud, rasva vältinud, loomset rasva vältinud, söönud rasva vaeselt viimased, ma ei tea, 50-60 aastat, millal see müüt ja hüpotees esitleti valedel andmetel ja mis väga ammu juba ka ümber lükati, aga vaikiti maha. Põhiline probleem on suhkur, taimsed õlid, seemneõlid, mis on tohutult põletikulised ja koormavad kehale. Mitte loomulik, naturaalne, küllastunud loomne rasv. Ja ka punane liha, mitte. Inimesed sõid paar miljonit aastat ainult liha, seda, mida loodusest nad kätte said. Väga vähesel määral hooajalisi marju või taimi, kui need olid teada ja need ei olnud mürgised. Ja loomulikult jääajal oli väga keeruline neid leida ja me oleme mitu jääaegu üle elanud. Ja täna siin. Ja täna siin veel rohkem haigeid kui kunagi varem. Peaksime olema targemad, arenenumad. Aga millegipärast meie tervis ei peegelda seda. Meie tervis peegeldab seda, kui rumalad, lollid ja kergesti manipuleeritavad ja programmeeritavad on need mõistused siis. Ja me olemegi, minu generatsioon ongi kasvanud ainult selles infoväljas, mis sisaldab toidupüramiidi. Mäletan, kui see nii-öelda tuli või siia maailma tekkis. Ja uurisin seda huviga ja põhimõtteliselt nii ma sõingi väga palju teravilju, väga palju kartulit üldse mitte liha, kala, muna ja piim olid menüüs. Aga täna on hoopiski selge see, et muna ja piima ma nii hästi ei talu. Ja see on paljudel kehadel niimoodi. Ja munaga on paljudel nii, et munakollast taluvad, aga munavalget mitte. Ja paljud ei tea seda, et nad ei talu. Neil on erinevad sümptomid, mida nad ei oska sellega seostada. Sest näiteks piim võib põhjustada alla 72 tundi hiljem sümptomeid. 72 tunni jooksul. Nii et, ja ka kogus määrab. Et võib-olla väikses koguses ei mõjuta, aga mingitel hetkel sa tarbid seda rohkem. Ühesõnaga, kui sa tarbid vähem ja sul reaktsioon ei ole, siis sa arvad, et see kõik on okei. Ja siis kui ühel hetkel on tarbitud seda rohkem või nii-öelda limiit saab täis ja toimub mingi reaktsioon kehas, siis sa ei oska seda seostada, sest varem ei ole olnud ja sa oled kogu aeg näiteks piima tarbinud või muna või mis iganes. Et kõige põletiku vaesem, kõige toitvam toit on punane liha ja see ei ole mitte kunagi vähki tekitanud. See on täielik BS. See on täielik lollus. Need uuringud, mis näitavad seda, et punane liha tekitab vähki, palun minge uurige neid uuringuid, kes neid tellis ja kuidas need olid koostatud ja nii edasi. See võtab väga palju aega, aga kui sa mind ei usu, siis palun tee seda enne, kui sa hakkad vastu väitlema. Need uuringud ei ole tehtud karnivooride peal. Meil on maailmas miljoneid karnivoore, kes on oma tervist parandanud, kes tunnevad ennast elus esimest korda lõpuks elusalt ja hästi ja energiliselt.
kõlab nagu anekdoot, aga see on reaalne tulemus ja reaalne elu ja meie jaoks ei lükka mitte miski seda isiklikku kogemust ümber. Kui tavatoitumine, mis meie puhul oli ikkagi väga-väga tervislik lõpuks. Jah, kunagi sõime me igasugust jama, aga teadlikkuse kasvades ka muutus meie toitumine teadlikumaks, aga selle teadlikkuse põhjal, mis oli siia sisse nii-öelda programmeeritud või see, mis oli peavoolus saadaval, ka ma õppisin toitumisnõustajaks ja enne seda olin ma väga-väga-väga tugevalt huvitatud toitumisest, eriti makrodest, kuidas neid paremini jaotada, et saavutada paremat kehalist kompositsiooni. Aga ja need teadmised on see pinnapealne virvendus, lihtsalt tundub võib-olla loogiline, aga samal ajal on see lihtsalt üks lugu, et taimed on tervislikud, neid on vaja süüa, seal on palju vitamiine, seal on palju mineraale, mida rohkem värve, seda parem. Tarbisime 30 erinevat puuvilja, juurvilja, köögivilja, taimi, pähkleid, seemneid nädalas, kõik orgaanilised, kui vähegi oli see võimalik ja ma arvan, et 95% meie toidust oligi niimoodi. Kui sa pead midagi sööma tonnide viisi, siis see ei ole tervislik, siis see ei ole toitaine rikas, siis seal on midagi valesti. Ja siis sa situd tonnide viisi seda jääki, tselluloosi, kiudaineid, seedumata taimeosi välja. Piisab 200-100 grammist punasest lihast, ei pea sööma kilo köögivilju. Keha ei suuda taimedest omastada. Me ei ole gorillad, me ei ole lehmad, taimetoidulised. Gorillad peavad sööma päevas 30-40 kilo taimi, väljutavad 8 kilo neid jääke. Olen kuulnud, et no vaadake gorillasid, meie lähisugulasi, et nemad on ju tugevad ja nemad söövad taimi, vot see on õige. Ei, igal ühel on oma liigi omane toit ja inimese toit ei ole taimed. Kui see nii oleks, siis me ei oleks täna siin tänu mitmetele jääaegadele. Või ma ei tea, mis ime läbi siis see oleks saanud olla, kui evolutsiooniliselt need kehad on taimetoitlased. Kindlasti paljud tahavad seda lugu uskuda ja loota, et see nii on, sest see toetab nende eetilist maailmavaadet. Väga paljud on sellepärast taimetoitlased või tahavad, et kõik oleksid, sest et siis oleks vähem kannatusi. Ja see on väga ilus ja tõesti südamlik soov. Ja mina austan kõikide soove. Ja kui see toitumisviis sulle sobib, sinu seedimine saab sellega hästi hakkama, sul on päev läbi hea energia, sul tujud ei kõigu, sul ei ole unega probleeme, sul ei ole depressiooni, sul ei ole valusid, peavalusid, liigesevalusid, soolestiku probleeme. Ühesõnaga, see on sinu jaoks optimaalne, siis ma olen südamest õnnelik. Siin selle keha puhul see ei toiminud. Kui mina olin taimetoitlane, siis ma ei olnud põhimõtteline, mitte eetilistel kaalutlustel, vaid lihtsalt siin see keha mingil põhjusel liha ei tahtnud süüa. Ja juba lapsest saadik, nii kaua kui mina mäletan, ja nii kaua kui mäletan, mul on olnud ka terviseprobleemid. Kuni selle hetkeni, kui mul oli tunne, et sellest me enam elusalt välja ei tule. Ehk et allakäik oli aastate lõikes, kuude lõikes,
midagi paremaks ei läinud, kui korraks läks mingi muudatusega paremaks, siis läks jälle uuesti halvemaks, nii et põhimõtteliselt käis kogu aeg selline allakäik. Ja nii kui ma läksin üle karnivoorsele toitumisele, nägin ma elus esimest korda, olles 40+, kuidas minu tervis paraneb iga päev, iga nädal, iga kuu ja saan seda väita siiamaani, nüüd umbes 1,5 aastat hiljem, et see on jätkuvalt senini nii olnud, kuigi see on naljakas, sest et põhimõtteliselt iga kuu ma võiks öelda, et ma tunnen paremini ennast kui kunagi varem, aga siis järgmine kuu ma tunnen veel paremini ennast kui see eelmine kuu. Et siin ei ole mitte mingit muud tõestust vaja. Aga selle eetilisuse koha pealt on tegelikult selge, et taimekasvatus hävitab rohkem elus olendeid. Enamuses on nad väiksemad, et need ei ole need, keda meie sööme, veis, lammas, uluk, metsiga ja nii edasi. Aga elusolend on elusolend. Ja loomulikult on väga suur vahe, kas sa sööd vabapidamise kanu, vabapidamise sigu, neid taaskarjatavaid loomi, kes siis liiguvad aasadel ringi ja toetavad ökosüsteemi. Näksivad muru nii, et ei kisu neid juurtega välja, väetavad neid, sõtkuvad seal mulla sees, see muld on elus, seal ühes teelusika täies on rohkem elu kui, ma ei tea, inimeses, mikroorganisme ja bakterid ja nii edasi. Aga selles mullas, kus on kasutatud seda monokroppingut, mis iganes, mais, kaer või nisu, soja, kõik see taimne toit ja mida siis arvatakse, et seda kasvatatakse selleks, et siis toita neid lehmasid ja veiseid, et jah, seda tehakse ka, aga seda meie ei toeta. Nii et seal on väga-väga suur vahe, et kas sa sööd teraviljadega toidetud loomi või loomi, kes söövad oma loomulikku toitu. Nende liha on teistsugune ja nende liha mõju kehale on erinev. Nii et meie väga toetame sellist hoolivat vabapidamist, mahedat, loomulikku, mitte loomade nuumamist teraviljadega, mis nii loomad kui ka inimesed muudavad suuremaks. Keha hakkab rohkem rasva talletama, veresuhkur tõuseb, paneb rohkem sööma ja need loomad kahjuks kaua ei ela. Aga neil pole vajagi, sest et nende massfarmide eesmärk ongi kiirelt toodangut, kiirelt siis materjal rahaks. Inimeste tervis ei ole kellegi nende huvides, vaid see on lihtsalt puhas äri. Aga ma näen, kuidas väiketootjad, nad väga hoolivad oma loomadest. Nad ei anna vaktsiine, nad ei anna antibiootikume niisama mitte kellelegi. Väikefarmides ei ole see üldsegi vajalik, sest et seal ei ole tuhandeid loomi koos, kus on täiesti normaalne, et vähemalt vaktsineeritakse teatud haiguste vastu. Aga jaa, veganaktivistidele ma soovitaks küll, et vaatamata sellele, et sa oled väga-väga veendunud enda tõekspidamistes, et see just ongi ainult tõde, mida sa oled kuulnud ja mida sulle on räägitud. Täpselt nii, nagu mina arvasin, ütleme 5 aastat tagasi, et taimed on vajalikud ja ilma nendeta ei saa ja kiudaineid peab olema iga inimese dieedis iga päev ja et kolesterool on halb ja küllastunud rasvad on halvad
uskusin ka seda. Ma soovitan sul uurida. Ma saan aru, et väga raske on minna vastu oma tõekspidamistele, aga see näitab arenemisvõimet, see näitab avatud meelt. Ükskõik, mis vastus siis sealt tuleb. Aga uuri ja vaata natukene sügavamale. Ja ma soovitan seda lihtsalt heast südamest. Ma ei soovi kellegi uskumusi ümber veenda, aga jaurata mingit lugu, kogenemata seda teist poolt. Minul on olemas mõlema poole kogemus, taimetoitlase ja lihatoitlase. Mul on võrdlusmoment tervise poole pealt. Aga mina ei olnud kunagi see vegan, kes läks kellelegi midagi ütlema, et mida ta tohib süüa või ei tohi süüa või kuskil kõva häälega karjuma. Et oma kanalil ma võisin jagada oma salatipilte ja mis iganes. Ja kui ma läksin hästi puhtale taimsele toidule, jätsin välja töödelduid erinevaid toite, tundsin super hästi. Ja see super hästi tundmine kestis lühiajaliselt. Ma täpselt nüüd ei mäleta, ma ei hakka valetama ka. Aga ja, see tunne oli mega hea. Kuni kõik see hakkas koormama minu seedesüsteemi. Ja loomulikult siin mängivad rolli kunagi tarvitatud antibiootikumid, vaktsiinid ja nii edasi. Et see, mis on minu põhi, ei ole ju mitte kellegi teise põhi. Ja minu keha käitub ühtemoodi, kellegi teise keha käitub teistmoodi. Isegi kui näiteks toitumine on olnud sarnane, keegi on veel olnud nüüd võib-olla sünnist saadik vegan. Aga võib-olla pole saanud mingeid teatud vaktsiine või antibiootikume nii palju või mis iganes. Ja juba sellepärast keha käitub erinevalt. Et minu pärast ei pea keegi liha sööma või ühte või teistpidi. Et minu soov on see, et kõik tunneksid ennast hästi enda kehas. Ükskõik siis, mida nad siis söövad või teevad selle jaoks. Minu eesmärk on see, et mitte keegi peaks kannatama. Et nii nagu mina seda tegin, sest mul ei olnud seda infot, mis mul täna on. Ja sellepärast ma sellest räägingi. Ma ei ütle, et kõik peaksid seda proovima ja tegema. Ma ütlen seda siis, kui sa kurdad, et sul on üks või teine häda ja et sa oled kõike proovinud, siis miks sa seda ei võiks proovida? Kogeda ka midagi muud. Kui ma jagan sellest ja ma räägin, siis ma näen, kuidas osad inimesed lähevad nii võitlusesse, nii krampi, nii rünnakusse. Nagu ma ütleksin neile midagi. Ei, ma jagan enda kogemust, ma jagan enda teadmisi. Need kas resoneeruvad või mitte. Mõne jaoks on see ahaa, teise jaoks on see uhuu. Ma kindlasti ei proovi kõigile meeldida ja meele järgi olla või öelda neid sõnu, mis oleks laialdaselt aktsepteeritavad. Mind ei huvita see absoluutselt. Mind ei huvita, kas ma meeldin sulle või mitte. Ma ei püüa meeldida. Ma püüan olla alati siiras, aus, vahetu. Ja minu probleem on see, et mul ei ole filtreid. Just neid filtreid ja rolle, et kuidagi püüda olla. Ja siis selline otsekohene vahetu olemine võib olla just nendele, kellele meeldib rolle mängida, liiga konkreetne, ähvardav, ohtlik kuidagi. Ja nad asuvad kohe enda põhimõtteid selgitama, peale suruma, väites, et see
mida nemad arvavad, ilma et ma oleks küsinud, on õige. Ja nad tulevad seda minu lehele, minu postituse alla rääkima. Mina ei ole läinud kellegi teise lehele, kellegi teise postitust kommenteerima sellisel viisil. Välja arvad, kui on mingi postitus, kus küsitakse abi ja seal võib-olla pakutakse erinevaid tablette ja kui see teema on selline, mis ma olen näinud, et nii paljud inimesed saavad toitumisega abi, siis ma jagan seda infot ääri-veeri. Sest see tundub liiga ulme ja siis ma pean veel rohkemate inimestega tegelema ja nende kommentaare lugema ja seal selgitustööd tegema. Et see on veidi väsitav, aga ma leian, et see on vajalik. Siis kui keegi sellest ei räägi, siis keegi sellest ei räägi. Ja siis usumegi teadust. Õnneks, et teadus vaikselt muutub USAs ja ma loodan, et siis aastate jooksul ka muutub siin Eestis. Ja tuleb rohkem päevavalgele tõde. Mitte, et ükski tõde oleks lõplik, aga lihtsalt praegult on meid üle valatud erinevate valedega ja me arvame, et nii on. Nii et ava oma silmad, ava oma meel ja mõistus, uuri, ära jää oma dogmadesse kinni. See ei ole areng. Ja see ongi see, miks inimesed kibestuvad ja kinni jäävad, sest et nad jäävad oma tõdedesse ja dogmadesse kinni ja raiuvad neid elu lõpuni, sest et neil on nii raske minna iseenda vastu. Jah, see on julgus, avatavus, avatud meel, arenemisvõime, aga lihtsalt mõned programmid on veits kinni jooksnud. Ega sinna midagi teha ei ole. Toit on väga suur osa sellest, mis mängib rolli. Kui avatud see meel ja mõistus on, võtma vastu uut infot, rajama uusi mõtlemismustreid, radasid. See on energiamahukam, aga kui see keha on niigi kurnatud, siis ta ei jaksa sellist tööd teha. Ja siis on lihtsam seda sama rada käia. Ja ega sellest ringist ongi raske väljuda, sest kui sa oled kogu aeg ajuudus, sa oled kogu aeg nõrk ja väsinud, sa küll eksisteerid, aga sa ei suuda täielikult elada. Sa eksisteerid täpselt nii palju, et sa jõuad käia tööl, oma kodused toimetused ära teha ja nii ongi. Aga vahest võib juhtuda nii, et sa enam ei jaksa, et sa oled väsinud olemisest väsinud ja miski, võib-olla mingi kole haigus sunnib sind siis otsima abi, siis selle koha peal on see avatavus olemus ja sa võid leida siis jõuda näiteks selleni inimese loomuomase toitumiseni. Et siis, ütleme nii, see elu siis sunnib, surub põlvili ja sunnib sind leidma uusi lahendusi. Ja kui sa selle muutuse ära teed, sul võib juba paari päevaga olla pea nii palju selgem. Mõtlemine rohkem lahti ja avatud ja näha palju selgemat seda, mis värk siin toimub.
aga ma ei eeldagi, et seda on võimalik teha tavatoitumise juures. Vähemalt siin küll see shift, see puhastumine, selgus on mega. Pluss see, et kui mul enne olid akupatareid, mitokondrid toimisid võib-olla 10 prosa peal, ma kuidagi eksisteerisin. Ja nüüd ma ütleks, et mul need akupangad on 90–110 selle vahe sees. See on ikka mega suur vahe enesetundes. Mul on iga päev tegutsemisvõimeline, kui varem olid need ainult üksikud päevad. Üksikud päevad, kas siis nädalas või isegi kuus raskematel aegadel. Vot, et siin elu läks siis nii, et aastaid otsitud abi ja lõpuks, kui kõik keerulisem oli ja kõik oli juba proovitud, siis leidsime selle viisi elada ja meile see sobib ja me jagame sellest ja kes soovib, võib proovida, kes ei soovi, ei pea proovima. Võid süüa taimi, võid süüa kiudaineid. Võid süüa kõike, mida sa ise soovid. Põhiline on see, et sa tunneksid ennast hästi, optimaalsena, heana, et sul oleks hea olla. Sest kui sul on hea olla, siis see peegeldub väljaspoole. Siis sa ei lähe mitte kellelegi kõrri rippama, siis sa ei lähe kedagi sõimama, ka hinnanguid jagama. Sul on hea olla, aga siis, kui sul on halb olla, kohe kuskil kriibib, kuskil on mingi põleti, kuskil valutab, see kõik peegeldub välja, siis sa lendad kellelegi peale ja siis sa ütled mingeid nõmedaid asju ja ma tean seda, ma olen seal olnud. Ja see on nii ilmselge, sa näed ja sa tunned ja sa tajud, kellel on hea olla ja kellel ei ole hea olla. Aga minu meelest siin mitte mingit muud mõtet ei olegi, kui see tunda ennast hästi, elusalt. Sest kui sina tunned ennast hästi, sa ei taha kellelegi liiga teha, sa ei taha kellelegi haiget teha. Sa tahad, et kõik tunneksid ennast hästi, sest see tundub olevat sünniõigus. Igaühe sünniõigus. Ja ma soovin, et kõik saaksid seda kogeda, ükskõik siis millisel viisil.